Ja nüüd, kus on siis lõppenud sportlaste paneel, oleme siin Green Roomis Mart Poomi ja Siim-Markus Postiga. Tere ka minu poolt ja aitäh tulemast, aitäh esinemast. Rääkisime laval siis sellisest spordielust, et kuidas üle saada madalseisudest, tiimispordist ja individuaalspordist natuke ja ka sellest, et riigipühad ja tähtpäevad võib-olla jäävad sportlike saavutuste varju. Kas teie olete vastastikku, kuna te natuke olete juba nagu eri ajastute sportlased, et kas te olete vastastikku jälginud, et kas ja milles väljendub selline põlvkondade vahe? On seda näha treeningmetoodikas, suhtumises, võib-olla edu alustes, milleski veel? Ma arvan, et tänapäeval üldse kogu see sport ja terve maailm on nagu avatud, et ma arvan just selle läbi interneti ja neid võimalusi üldse kuhugile mängima siirduda või see sport ja nagu eriti võistkonnaalad nii globaalseks ka see jälgimine ja kõik muu, et kindlasti nagu võimalused, ma usun, et tänapäeval noortel on suuremad, aga samas ka nagu konkurents on kindlasti meeletu, et läinud suuremaks. Ma arvan näiteks treeni tegemise ka, et Mardi ajastul oli ikkagi see nõukaaja kool, et sellega tänapäeval enam ikkagi läbi ei löö, et ainult piitsa et tugevame pellu, et tänapäeval ikkagi natukene seda treeningmetoodikad on muudetud ja kaasaegsemaks mindud, et see on ka võib-olla vahe. Ehk et nagu täpsem, targem, võib-olla ka inimlikum? Ja. Kindlasti teadlikum ja on spetstreenerid või iga mingi väikese juba erialatreenerid kindlasti läinud palju nagu ongi teadlikkus võib-olla see tähtsam, et sõna nagu. Natuke tuli juttu ka sellest, et nii-öelda mis saab edasi, et sportlasest treeneriks liikumine, kui lihtne see on liikuda sportlasest treeneriks, et kas see on midagi väga lihtsat ja loomulikku või sobib see vähestele, kas või oma kogemuse põhjalt, et kui te mõtlete mingite meeskondade peale, kus te olete mänginud, et kui palju on selliseid tegelasi on, kes sobiksid päriselt heaks treeneriks? Ma arvan et kõigile ta ei sobi, et aga kui sa ei proovi või ei saagi teada, aga ma arvan, et kõige tähtsam ongi, sul peab kiindumuse, pead ise tahtma olla treener, et kõik ei peagi saama treeneriks ja kindlasti ka see ei tähenda, et kui sa oled olnud ise hea mängija, et sust saab ka hea treener, seda kindlasti ei ole, et sa pead ikkagi palju juurde õppima, sa pead oskama nagu anda infot, kogemust, teadmisi teistele ja saama aru, et nüüd ongi, et mis sina tegid või mis sulle sobis, see üldse ei oma tähtsust enam, et nüüd iga sportlane on erinev, nii on ka iga võistkond ja et ma arvan ka heaks treeneriks nagu ka saadakse läbi aastate, sa pead kogu aeg tahtma iga ise areneda, siis enam just treenerina, mitte enam mõtlema, mis sa mängijana tegid või mis sulle sobis, et see on võib-olla, ma arvan, väga tähtis. Ja nõus sellega, et see, et sa olid hea mängija ei garanteeri, et sa oled ka hea treener, et pigem see tendents on just vastupidi, et need mängijad, kes võib-olla ei olnud seal kõrgemal tasemel, et võib-olla neid piiraski võib-olla enda füüsilised võimed või midagi segas, et aga korvpall meeldis, et need mehed võib-olla on kasvanud paremateks treeneriteks ja kindlasti see ka, et tuleb trendidega ja ajastuga kaasas käia, et treener peab olema kursis, mis praegu maailmas tipptasemel toimub, et ja neid enda süsteemi ja organisatsiooni implementeerida, et ongi, et see ei saa nii, et tuleb nõukaaegne treener ja selle nõukaaegse kooliga nüüd üritab mingit hullu edu saavutada, et tuleb olla ajaga kaasas. Kas see mis saab pärast sporti küsimus või mõte, kas see on olnud pigem kuidagi nagu eristuv või eraldi teema või kõik need sammud ja plaanid on tulnud kuidagi loomulikult iseenesest või kuidas see pool käib? No Siim-Markus mängib veel, aga ma võin enda näitel rääkida, et läks nagu loomulikult, kuigi ka mängis vigastuse rolli nagu lõpetamise otsusel, aga õnneks mul oli kohe nagu võimalus siis alustada ka nagu väravahtide nagu treeneri või ametit, et nii Eesti koondis kui ka sain abitreeneri pakkumise Arsenalist aastaks ja
samal ajal sain hakata tegema siis nagu treeneri pabereid ja kuna mulle jalgpall väga meeldib ja tundsin, et ma tahan nagu olla sellel alal või edasi tegutseda selle jalgpallis, et siis oli nagu loomulik, et aga jah, paljud, ma arvan, tippsportlased või et kui nad lõpetavad, ei ole sellist kohe selget arusaama või et mida ma edasi teen, et see võib olla ka keeruline, et kindlasti mul nagu aitas, et ma teadsin, et ma tahan olla jalgpalliga edaspidi seotud ja avanes ka see võimalus. Jah, et see on üks keeruline teema, et mina ei taha olla see mängija nii-öelda, kellel karjäär saab kas lihtsalt sujuvalt otsa või mingi vigastusega otsa ja pead hakkama paugu pealt mingit uut nii-öelda sissetulekuallikat endale otsima, et mina üritan väikest viisi mingit ettevõtlust või mingit oma niši samal ajal, kui ma mängin edasi nagu viia, et siis kui see aeg lõpuks kätte jõuab, siis mul on mingi kogemus olemas, võib-olla see asi juba näiteks jookseb juba nii hästi, et ma saangi sujuvalt selle ülemineku teha, et mina üritan ikkagi mängija karjääri jooksul neid samme teha. Ehk siis plaan on juba olemas ja isegi mitte ainult plaan, vaid juba ka tegevused. Jah, mingid sammud kindlasti sinna poole liiguvad ja plaan käib. Selge, suur aitäh teile mehed, tänan veel kord esinemast ja kohtumiseni. Aitäh!